mis ma oskan öelda, no. Ta on väga hea südamega, väga tore, ikkagi mu klassijuhataja, ma pean niimoodi ütlema ka. Ta on väga abivalmis. See õpetaja on Karin Tepaskent. Armastab huumorit, on öelnud, et eriti musta huumorit. Väga rahulik, väga rahulik, tõesti, käivad jutud, et ta on bussijuht, et ilmselt bussijuhtidel peabki olema nagu ikka raudne närv, et sellepärast ilmselt rahulik ongi. Õpetajaks on Mart Kallaste. Tohutult kohusetundlik õpetaja, ta on alati meie asjadega kursis ja ta on kindlasti parim klassijuhataja, keda endale tahta. Ja kui sa talle meeldida tahad, siis vii talle tõmmukomme. Ta on Andri Võsukovski. Ta on väga rahulik ja rõõmsameelne õpetaja, toob alati päikest meie päeva. Ta naeratab alati ja tema tunnid on väga huvitavad. Õpetajaks on Katrin Roodla. Ta on väga vaimukas ja oskab hästi nalja teha ja ta oskab füüsikat seostada eluliste teemadega, ehk siis kõik on selge ja arusaadav. Õpetajaks on Tanel Liira. Ta on tõsiselt tore ja võiks öelda, et ta on justkui meie kõigi ema. Tema õlal saab nutta, kurta talle muresid ja ta toob alati naeratuse meie kõigi näole. Tal ei ole mitte kunagi kõrvad lontis ja seda ta soovib ka meie poolt, et me oleksime alati särasilmsed ja rõõmsad. See õpetaja on Heili Soosaar. Ta on väga säätsakas inimene ja ta on väga pühendunud oma tööle ja ta tahab, et me saaks väga hästi aru, mis tema räägib ja et me saaks sellest õppeainest aru. Ja see on õpetaja Marika Nikitkina. Tartu Tamme gümnaasiumi kõige ilusam õpetaja ja Kätri. Ja see inimene, kellest ma räägin, ta on tõsine mees ja kui ta midagi ütleb, siis nii ka on ja nii tegema peab. Vahepeal isegi teeb nalja. Jah, see on Aleksander Kirpu, minu hea klassijuhataja. Ja järgmise inimese kohta ma ütleks ühe lause. Pingutusele järgneb õnnetunne. Anneli Leima. Ta on õige Eesti mees, töökas, räägib täpselt nii palju, kui on vaja. Ta on parim klassijuhataja, keda tahta ja temaga saab asju ajada küll. Inimene, kellest ma räägin, on Keijo Heil. See õpetaja on väga muhe inimene, ta käib piisavalt ajaga kaasas, et aru saada nii-öelda siis sinu ja kaasaõpilaste naljadest ja ta näeb õpilastel siis ainult head ja proovib alati kõikidest maksimumi välja pigistada. Ja siis õpetajaks on siis Raimond Lepiste. See õpetaja on väga aus, kuid ka samal ajal karm ja tema poole saabki pöörduda, kui on mingisuguseid probleeme oma koodijupiga või siis kui on vaja üle vaadata mingi rida, kus võib olla näiteks kool on puudu ja selleks õpetajaks on siis Tauno Vals. Ta on esimene inimene, keda kooli tulles näed. Ta on alati naeratusega, ta on alati abivalmis. Inimene, kellest ma räägin, on Jana Atso. Ta on väga hästi näha, et ta teab palju sellest teemast, mida ta õpetab ja tema tunnis saab alati väga palju uut teada. Ja see õpetaja on siis Külli Kalamees-Pani. Ta on alati väga abivalmis ja kohe, kui on mingisugune probleem, ta aitab seda lahendada. Isegi kui see tähendab seda, et ta teeb ületunde selle jaoks. Ja muidugi on ta ka imeline klassijuhataja. See õpetaja, kellest ma räägin, on siis Tiiu Lääniste. Ta jätab mulje, et on hall hiireke, kui tal on tohutult suur süda. Ükskõik mis mure, mõtte või probleemiga sa ta juurde lähed, kõigel on lahendus. Ta on Helina Harro. Tema tundides on alati kindel kord, ma ütleks isegi kindel distsipliin. Kuid klassijuhatajana on ta tohutult vahva, jutukas ja sõbralik inimene. Ta on uskumatult ägeda iseloomuga. Ta on Marko Kuura. Ta on Tamme gümnaasiumi legend. Ta teab Tamme gümnaasiumit kõige paremini ja ta teab kõik, kus mis on. Õpetajaks on Kaupo Järviste. Tänu temale toimib meie kool ja meie kogu õppesüsteem. Tema teab kõik, kus ja millal toimub.
õpetajaks on Tuuli Tomson. et see õpetaja on väga emalik ja kui sul tunnis jääb midagi, näiteks töös jääb segaseks, siis ta lohutab sind sellega, et sa võid väga vabalt minna vastama. Ja selleks õpetajaks on Liina Raudvassaar. ta on väga sõbralik, ta on väga abivalmis ja tema poole saab pöörduda iga probleemiga. Selleks õpetajaks on Merit Luik. ta on humoorikas, ta suudab hoida klassi koos. Selleks õpetajaks on Urmas Toko. Inimene, kellest ma räägin, on meie kooli armas direktor ja ma olen täiesti kindel, et ühelgi teisel koolil ei ole sellist direktorit nagu meil, sest vaevalt on üldsegi teist inimest või õpetajat või üldsegi haridustöötajat, kes julgeks sinu kõrvale tulla, sinu kui õpilase kõrvale tulla, istuda maha, rääkis sinuga ükskõik millest, kas või tavaliselt ilmast või sinu koolitööst. Ta naeratab sulle, siis naeratus kaob, tal tuleb moraal, ta loeb sulle midagi tähtsat, aga siis tuleb naeratus tagasi ja ta jätkab oma päevaga ja see on nii armas temast ja see on meie Ain Tõnisson. Meie klass kirjeldab teda sõnadega entusiastlik, särav, energiline ja usaldusväärne. Heal lapsel mitu nime. Tal on alati lahendusvarukast võtta ja ei jäta hätta mitte kedagi. Ta huumorisoon ja õpetamissoon on õigel kohal. Ta on Maret Kuura. Tema on õpetaja, kes suudab meid alati üllatada oma imeliste ja eriliste outfitidega. Temaga saab alati nalja, aga vajadusel ei puudu ka karmim käsi. Üldiselt esimene asi, mida tema klassi minnes vaadatakse, on kas meie kõigi lemmik Ruudi on ikka laua peal õiget pidi, sest see tähendab, et kas õpetajal on hea tuju või pigem mitte nii väga. Ta on ilmtingimata üks väga tark inimene ja üks selline tarkusetera, mis ta on meile andnud, mille järgi ilmselt paljud õpilased elavad, on parem puhanud loll kui väsinud tark. See õpetaja on õpetaja Liia. See õpetaja, kellest ma räägin, on väga heasüdamlik, abivalmis ja lihtsalt tore. See on minu klassijuhataja Karin Tepaskent. See õpetaja, kellest ma räägin, on väga abivalmis ja siiani väga tore olnud. See on Nele Mäemuru. Õpetaja, kelle tunnid toimuvad kõik arvutiklassis, mis on IT-klassi lemmikklass. Ta on äärmiselt hea probleemide lahendaja, probleemide leidja. Ükskõik, kui on mingisugune häda koodiga, mille iganes, leiab ta probleemi sekunditega üles ja aitab parandada. Inimesena ka äärmiselt südamlik ja mõistev. Ja see õpetaja on muidugi Mattias Mõttus. Esimene kord, kui sa selle õpetaja tundi lähed, võib tunduda, et kuidagi tegemist on väga range inimesega, äärmiselt ei salli üldse hilinemist ja üldiselt arvad, et tuleb üks ebameeldiv kogemus. Aga mida aeg edasi, seda rohkem saad aru, et olid eksiarvamusel ning tegelikult on olemine väga meeldiv ja chill, kui nii öelda. Ja see õpetaja on meie inglise keele õpetaja Marika Mõts. Alguses võib tunduda väga-väga range ja kuri, kui sa tema tundi lähed. Isegi võib arvata, et jaa, sul võib halb hakata ja niimoodi, et ta võib hakata karjuma, ta võib ükskõik mida teha, aga pärast seda esimest tundi sa saad aru, et ta on väga lahke tegelikult. Ta on väga-väga lahke, ta mõistab, ma ei ole kunagi näinud teda vihasena või kurjana ja ta on üleüldse väga-väga meeldiv inimene, kellega tunnis olla. Ja see õpetaja on Inga Tunderdale. See õpetaja on väga-väga lahke juba algusest peale, kui temaga kohtud. Ta juba annab väga meeldivat õhkkonda ja ta on lihtsalt üleüldse väga-väga tore inimene. Tema käest võib palju õppida, temaga saab alati nalja, ta on väga-väga lõbus inimene. Ja see inimene on hispaania ja prantsuse keele õpetaja Katrin Tiko. See õpetaja on väga pikaajalise kogemusega.
ta soovib oma õpilastele alati head ja väga tore on see, et ta tunnis üritab seoseid luua õpitu vahel, et toob näiteid näiteks, et kust mõni sõna on tulnud ja nii. Ja see õpetaja on Inge Kurn. meie teame, kui ilusa suure päiksena teda, kes alati naeratab, loob positiivset energiat klassile ja selleks õpetajaks on Helgi Suurmets. see õpetaja on lahke ja abivalmis ja aitab kõiki õpilasi, kuni neil on 100% kõik õpitu selge. see õpetaja on Ingrid Urb. See õpetaja, kellest ma räägin, on väga hea seletaja, et temaga ei jää mitte ükski teema arusaamatuks ja samuti oskab ta väga hästi ka arvestada klassitasemega, et suudab oodata järgi kõige aeglasemad ja leida tööd ka kõige kiirematele. Ja see õpetaja on Kati Paas. See õpetaja on stiilne, alati laia naeratusega, sooja energiaga ja toob alati smuutisid, kui on sinu sünnipäev. See õpetaja on kes muu kui 10. loo klassijuhataja Arnika Aadusoo. See õpetaja on väga sõbraliku habemega. Igale füüsikaga seotud küsimusele oskab ta vastata ja tunnustab vahepeal ära, kuhu ta on pannud enda tahvlilapi. See õpetaja on füüsikaõpetaja Hans-Hubert Sams. Ta on väga hea väljanägemisega, ta on kenad punased juuksed, alati on vastutulelik. Selle õpetaja nimi on Maiu. Ta on sõbralik, ta on hea südamlik ja mis kõige tähtsam, ta on meie oma kooli legomeister. Ta on Ali. Ta on alati abivalmis ja punktuaalne ning ta teeb alati kindlaks, et kõik, kes tema tunnis on, saaksid tööülesandest aru. See õpetaja on Triin Lingiene. Ta on alati väga hea tujuga. Ta oskab minu arvates väga hästi õpilasi tunnis kaasa tegema panna. Alati, kui kellelgi on nagu raskusi keskendumisega, siis ta märkab selle kohe ära ja oskab õpilasi suunata, et kas siis teha liikumisminuteid või panna nad kuidagi teistmoodi mõtlema. Ja ta on ka minu arvates tohutult kohusetundlik ja hea klassijuhataja. See on Aivar Meldre. Ta on minu arvates alati väga hea tujuline ja ta oskab ka väga hästi panna õpilasi tundis kaasa tegema. Et ta teab täpselt, mida ta nagu õpilastelt tahab ja ta on selles suhtes hästi kindlameelne. Ja ma arvan, et need omadused teevad ühest õpetajast hea õpetaja. See on Anne Linde. Ta on alati väga aktiivne, tal on palju energiat, ta teeb häid nalju ja paneb õpilasi oma aega paremini kasutama tunni ajal. See õpetaja on Sirje Summel. Ta on seiklushimuline, humoorikas ja loominguline. See on õpetaja Agnes Vask. Ta on abivalmis ja rõõmsameelne. See on õpetaja Eveli Raudla. Ta on kunstimeelne ja ta on hea kultuurimaitsega. Oma olemuselt on ta tõsise ellusuhtumise ja väljapeetud väljendusviisiga. Ta on Liina Nagel. Ta on sõbralik, abivalmis ja alati rõõmsameelne. Ta on Svetlana Koidina. Ta on elava loomuga ja energiline. Ta on toetav ja vastutulelik. Ta on Piibe Leiger. Ta on alati rõõmsameelne, oskab õpilasi väga hästi tööle panna ja ta on minu arvates ka tüdruk ülemus. See on Anne Linde.